Ciao! Jou, kuidas sul läheb? Ma loodan, et sul läheb hästi. Ma loodan, et sa saad oma argieksamid tehtud ja sa saad homme koolis 5. Et sa saad kooli lõpetatud ja et sa saad sinna gümnaasiumisse, kuhu sa saada tahad. Ma loodan, et sa lähed selle kutiga suhtesse, kellega sul teema on. Mida iganes, aga kui seda kõik ei juhtu, siis palun mitte mind süüdistada, et ma selle ära sõnasin, eks ole, nagu see on enda süü, et sul asjad sitasti lähevad. Ühesõnaga. Ma siin kõrvarõngad panna. Ühesõnaga, 2 sõnaga, 3 sõnaga, igastahes. Mul on siin suur hunnik Fashion Nova riideid. Nagu ma aru saan, siis... Oh my god, that's annoying. Nagu ma aru saan, siis minu meelest, võib-olla ma vaatasin valesti, võib-olla ma saab pime, aga ei ole palju eestlaseid, kes oleksid teinud Fashion Nova haules, seega mina teen, kuna ma olen lahe. Fashion Nova põhimõtteliselt on võib-olla üks kõige tuntumatest netipoodidest, brändidest, mida iganes. Sellepärast, et kuulsus nagu Kylie Jenner, Black China, Cardi B, nad kõik annavad Fashion Nova riideid, sellepärast, et Fashion Nova plekib neile, et please pange minu riided selga ja pange pilt Instagrami üles ja siis fame, yeah, kõik ostavad Fashion Nova riideid, eks ole. Ühesõnaga jah, Fashion Nova on suhteliselt kuulus. Nii palju, kui ma vaatasin websaidil ringi, siis kõik modellid on siuksed kurvikad, näevad välja nagu nad oleksid just härra ilukirurgi operatsioonilaualt tulnud. Sizing on neil ka veits imelik, tundub, et ongi, et alumine osa on tehtud rohkem tüdrukutele, kellel on nagu suuremad tagumikud. Ehk siis, ma ei tea, osad püksid on väga suured, kuigi kõik on suuruses SXS. Ma tellisin need asjad, kingad ma tellisin mai lõpus, ülejäänud asjad juuni lõpp, juuli algus, seega need on olnud mul juba päris kaua aega. Ja ma teen selle video alles nüüd, sellepärast, et nüüd ma saan ka reaalselt öelda, kas need asjad on väärt seda, et neid üldse osta, kuidas nad seljas on, kas need on mugavad, kuidas nad on ajale vastu pidanud. Seega jaa, ma teen nüüd video riietes. Mida viitu, lõpeta ära, tõmba normiks. Kõige rohkem mulle meeldib lihtsalt see, kuidas enamus YouTuberid mingi teevad hullu meigi ja teevad hullu soengu, siis on nagu tavai, vaatame nüüd riideid ja siis ma lihtsalt nagu terve päeva kodus olnud ja panen mingi ripsne duši peale, et normaalne välja näha ja siis... Lähme lihtsalt video riiete ja asjade juurde. Esimese asjana ma tellisin Fashion Novast siuksed kingad. Esiteks, palju need maksid? Need on Give Me a Break Heel. Give Me a Break Heel. Those are Give Me a Break Heels. Ja need maksid 28,43 €, aga kuna ma kasutasin discount code'i, siis need olid 18,48 €. Ja need on suurus 8, ehk siis ma arvan, et 38 äkki Euroopa numbrites. Fashion Novas põhiasja on tegelikult discount code'id, sooduskupongid, mis iganes. Põhimõtteliselt, kui ma panen lingi ka descriptionisse, võite seda klikata, siis peaks automaatselt, sa peaksid saama automaatselt subscribe'ida ennast, nende newsletterid, ma ei oska täna rääkida appi. Ma panen lingi ka descriptionisse, kui sa klikad sellele, siis sa peaksid saama subscribe'ida Fashion Nova newsletterile ja siis sul tulevad meilile kõik sooduspakkumised. Nende kupongidega on aga see, et need kestavad ala mingi 48 tundi või 24 tundi või 10 tundi või midagi. Et neid leiab ka guueldades, aga kui sul tulevad meilile, siis sa saad kohe teada, millal on kõige suuremad aled ja seilid ja värgid-särgid. Seega ja, need läksid põhimõtteliselt 19 €. Põhimõtteliselt, kui sa vaatad neid, on ju, siis nagu esiteks nad on paeltega, ebamugav. Teiseks, neil on siin säär, mis võib hakata kuidagimoodi soonima, ebamugav. Siis need on küll platvormid, aga nagu suhteliselt kõrged. Ebamugav. 3. asi, mis on ebamugav. Aga need on reaalselt kõige mugavamad kingad, mida ma olen alles omanud vist
ma arvan vähemalt. Need on reaalselt, ma ei oska kirjeldada, miks need on nii mugavad. Ma olin üks õhtu terve õhtu nendega vanalinnas. Okei, see ei munakivid ja mu klassiõde pidi mind vahepeal mingi kilomeetri vist seljast tassima, kuna ma ei tahtnud oma kingi ära lõhkuda ja munakivide peal nendega nagu eriti tore olla. Aga seal TV3 hooajavamispeol ma olin ka terve õhtu nendega ja suhteliselt okei oli. Lihtsalt seista nendega raske, aga nagu kõndida värki saab küll. Seega hästi mugavad ja situks, miks ma ropendan nii palju? Väga mugavad ühesõnaga. Ja need pallad lähevad tegelikult ülikiirelt jalga. Põhimõtteliselt sa paned oma jala nagu siit läbi. Nii, mida oli viimane kord, kui sa oma jalgu šeidisid? Eelmine aasta, miks sa küsid? Järgmine asi on She's Bubbly Bodysuit. See on suurus XS ja see läks maksma 8,59 €. Need hinnad on hästi imelikud sellepärast, et need on tegelikult kõik nagu olid dollarites. Aga nüüd, kui ma käisin Fashion Novas, et neid nimetusi võtta, siis Fashion Nova on vist nüüd alles teinud ka selle, et annab hindu ka eurodes. Varem oli see, et nagu kõik hinnad olid dollarites, siis see oli ka ala mingi $10 ja siuksed hinnad. Seega see on võib-olla veits confusion, aga jaa. Ja sellega ongi mul põhimõtteliselt nagu dilemma. See on suurus XS, aga see ei ole üldse ümber. See ei ole nagu piisavalt ümber, kui ma tahaksin, et see oleks. Ja ta vajub, kuna tal on nagu, kuna ta on selja pealt, ei tea, kas te näete? Joo, ta on selja niimoodi lahti, siis mul ta vajub siit õlgade pealt ära. Aga muidu ta mulle meeldib, kuna mulle meeldivad just need varrukad. Need varrukad on nagu hästi suured. Seega see on täitsa okei, aga minu jaoks liiga väike. Kui kellegi huvitab, siis ma olen 158 cm pikk ja ma olen suurus XS. Püksid muudes poodides ma on tavaliselt ala mingi M või midagi, kuna muidu mu tagumik ei mahu sisse ära, aga ma olen täiega lühike. Tere, ma olen lotomängija. Näete, millest ma räägin, jah? Näete? Almost nip slip. Almost. Järgmine asi on Coraline High Rise Jeans. Suurus 5, kui see midagi ütlema teile peaks. Ja need maksid 17,23 €. Don't judge me. Ma olen nendega käinud viimased 6 aega põhimõtteliselt iga päev. Ja ma olin nendega ka eile ja ma ei ole üleeile. Millal ma viimati majast väljas käisin? Ma ei tea, ma ei mäleta. Ja ma ei ole neid jõudnud veel pessu visata, seega nad on veits nii-öelda vormist väljas. Aga põhimõtteliselt teksad, kõiksugused teksad on Fashion Nova põhiasi, kuna ta teeb teksasid, kuna nad teevad, miks ma ütlen ta ei ole inimene. See kompanii teeb teksasid nii, et siit ülevalt nad on hästi väiksed, aga su tagumik mahub sisse ära. Aga need on nagu megapikad. Nagu minu jala jaoks nad on megapikad. Seega tavaliselt ma pean 2 korda neid üles kerima, et üldse mu nagu kand välja tuleks. Aga all in all need on väga super teksad, need olid ühed odavamatest. Need on teksad suhteliselt kallid, aga jah, see on nende põhibränding ongi vist see, et nad teevad teksasid. Nagu teksad on kõik nende endad ja muud asjad peaksid tulema Hiinast. Aga ma nii täpselt ei tea, seega don't judge me, kui te mingit muud infot kuskilt leiate. Seega jah, need on täitsa tiimis teksad. Tagumik on nad veits välja venitanud, aga that's okay.
asi on, põhimõtteliselt, ma ei tea, kas neil on kirjaviga toote nimetuses, aga Hermione, ma arvan, et see peaks olema äkki Hermione, aga võib-olla nad ei tohi kasutada Hermione, teate küll Harry Potterist Hermione, tema nagu nime, seega noh muutsid seal tähed ära, kuna muidu seda spellitakse minu teada veits teistmoodi, võib-olla panen täiega pange ja ma olen Max Blond praegu, aga põhimõtteliselt see on siis Hermione Ribbed Dress. See on suurus S ja see on 12,92 €. See on siis pahupidi. See on põhimõtteliselt ümberdress, ümberkleit, mitte dress, jaa. See läheb nagu siit niimoodi, siis nendega ja alt on ka siuke ilus. Mis ma ikka oskan öelda, see kumm hoiab üllatavalt hästi üleval. Mul ei ole mitte ühtegi muud asja, mis oleks nagu niimoodi, et õlad on paljad, kuna reaalselt mul ei ole tissi, mis seda saaks üleval hoida ja mul kõik asjad kukuvad siit ära, mis peab kuidagi moodi siia peale toetuma, on ju. Aga see kleit püsib nii ilusti, et oh my god, Jesus take the wheel, eks ole. Seega jaa, see on suht amazing. Ma oleksin võinud võtta tegelikult XS suurus, aga seal minu meelest ei olnud veel välja müüdud. Järgmine on Not Over You minidress. See on suurus S ja läks maksma 15,50 €. Ja kui ma ütlen teile, et see minidress, siis see on nagu väga minidress kleit, kuna sellega on see, et sa ei tohi pamps kummardada, istuda, mitte midagi teha, kuna siis su perse on terve maailma näha. Mitte, et ma enda oma juba oleks tervele maailma näidanud, aga kui see tuli, oh my god, see lõhnas nii hullusti, see lõhnas nagu vakstus, see lõhnas nagu see oleks kuskil keemiatünnis valmis meisterdatud, nagu see, et sa valad riidekomponendid tünni ja siis ta keemiliselt võtab kleidi kuju. Nagu, või siis ala, et see kleit tehti valmis ja suputati kuhugi happetünni ja võeti sealt välja ja siis pandi pakendisse. See lõhnas nii hullult. Ma pesin seda Vanishiga 2 korda ja alles siis tuli hais välja. No see on nagu hais, vaid see oli nagu olmekeemia lõhn siis. Eesti keeles on ainult hais või lõhn. Hais on negatiivne, lõhn on positiivne. Miks meil ei ole nagu aroom? Okei, aroom. Jaa, väga hull aroom. Seega see näeb siuke välja. Sellega on see, et tegelikult rinnahoidjad nagu väga ei saa kanda, kuna siis on seda siit vahest näha. Ja tal on nagu siukene alusstress siin. Aluskleit. Kas ma olen üldse fokusseeritud? Kui ma reaalselt praegu terve video ei ole fokusseeritud, siis mul on kellegi maa. Tal on siukene aluskleit, see on suht sünteetiline materjal, aga kleitine iseenesest näeb suht hea välja. Siukeste kleitide puhul on halb võib-olla see, et vahest see tikand, muster näeb odav välja, aga sellel ma ei tea, see on okei. Ma ei tea, tehke omad järeldused. Järgmine on, kas ma olen üldse fokusseeritud, mul on nagu, jah, ma ei tea. Järgmine on Remy Velour Hoodie, värv on lavender. Selle ma võtsin suurus M, kuna ma tahtsin, et see oleks väga oversized. Ja see läks maksma 8,58 €. See on nagu siuke mõnus dressikas, millega ma olen kogu aeg kodus põhimõtteliselt. Ma võtsin selle põhimõtteliselt värvi pärast, kuna siukest värvi asju ma ei näe väga palju poodides. Aga jah, see on siuke. Ja see on suurus M, ehk siis see on hästi suur, aga ta ei ole nagu pikkusesse suur, vaid ta on laiusesse suur. Ja see materjal ongi siis veluur, ma ei tea, mis ta eesti keeles on. Aga jah, hästi mõnus, hästi tore, yeah.
sellepärast nagu kvaliteedi ja hinna suhe sellel asjal on hästi hea, sellepärast et ta on nagu mega odav tegelikult. Aga kvaliteet on päev super, nagu see on mega hea kvaliteediga. Ma maksaks siukse asja eest kas või 20 eurot. Või 30. Järgmine on Kiana Hude tuunik. Ehk siis Kiana kapuutsiga tuunika. Suurus S ja 10 eurot 34 senti. See näeb siis siuke välja. Reaalselt maailma pehmem asi, mida ma alles kunagi katsunud olen. Mulle meeldib see, et tal on need suured paelad siin. Ja sellega on see, et ma ei tea miks, aga ta on nagu perse ümbert suhteliselt tight. Seega, kui sa tõstad käed üles ja lased alla, siis ta jääb su perse peale pidama, kui te aru saate, mida ma mõtlen. Aga ja, hästi pehme, hästi odav. Mulle nii meeldib see. Järgmine on, seda ma ei ole kordagi kandnud, kuna saate aru miks. Being Secretive bodysuit. 10 eurot 34 senti, suurus S. Põhimõtteliselt, ma ei tea miks, aga ma tahtsin endale üleni nahast outfiti, nagu leather, faux leather outfiti. Seega see on bodysuit, see käib alt kinni. Ja ta on, ma ei tea, pildi peal üldse ei tundunud, aga see on nagu väga vaarakorraldusega. Ja põhimõtteliselt, kui sa kummardad, siis on oht, et su dissid on lihtsalt nagu opedi. Ja sellega ei saa väga kanda rinnahoidjad, või siis saab ainult seda kanda, kuna need päev on nagu siin, kuna ta on nii avar. Aga jah, ma ei ole seda veel kordagi kandnud. Ma ei tea, ärge küsige, miks ma selle üldse ostsin. Põhimõtteliselt siuke särk on ju, tundub ilus ja värk, eks ole, aga see on räägelt ebamugav siit kohast. Ja no ma ei saa panna siia rinnahoidjad, no ma ei saa, mu nipud on siin ja siin on särk jää. Aga ma ei tea, overall siia sisse saamine on nagu elu väljakutse lihtsalt. Ma lasin 5 minutit selle pärast. Aga kui ta on seljas, siis ta on täitsa ilus, ainult nagu ma kannaksin seda siis, kui ma oleksin valaline. Aga ma ei ole valaline, seega ma tunnen ennast nagu liiga paljalt selles. No. Ma ei tea, kas ma isegi siis kannaksin, kui ma oleksin valaline. Ma ei tea. Nagu, ta on ilus ja värk, aga nagu, come on! Mis asi see siin toimuma peaks? Mul ei ole dissi, mis on paljas välja nagu. Järgmine on Chrissy Faux Leather Pants, 17 eurot 21 senti ja suurus S. Neid ma olen suhteliselt palju kandnud, aga nagu te teate, siis nahk ei veni väga hästi ja nende pükstega ma juba tegin nad veits katki. Põhimõtteliselt näevad siuksed välja. Ja kui suures nende kahe see nahk, ei tea, kas te nagu näete, see on nagu erinev, see on rohkem siuke nagu jäigem ja see on veitsa venima. Ma ei oska seletada, aga see on nagu tunnetuse küsimus. Nagu see on veits laikivam ja see on veits matim, ma ei oska seletada. Ma ei oska seletada, miks ma üldse seletan. Ühesõnaga, nad vajusid mul veits alla, ainu. Ja siis ma võtsin nagu siit kohast kinni, et neid nagu üles tõmmata. Ja siis läksid, nagu need õmbrused on nagu siin. Ja siis ma tõmbasin neid. Tea, kas te üldse näete. Ühesõnaga, see läks siit katki. Oh my god, seda ei ole isegi näha. Ja teine pool läks samamoodi katki. Vood siit. Oh my god, te literally ei näe seda isegi.
Miks ma üldse üritan? Ühesõnaga ja väga lahedad püksid näevad välja nagu ma läksin mingi biker ja värki seega. Järgmisena on Dreamy Velvet Hoodie. See maksis 12 eurot ja 4 senti, suurus S. Põhimõtteliselt see on siis nagu velvet materjalist. Siukene hoodie. Ta on nagu lihtsalt kropt, hästi suurte ja pikkade paltega ja siin on kirjutatud Dreamer. Jah, siin on Dreamer. Siukse mõnusa suure kaputsiga. Ja ma ei tea miks, aga põhimõtteliselt nagu nüüd on mul tagurpidi käes. Eest on ta siuke, aga tagant on tal siin mingi siuke äär. Ma ei tea miks. See hoodie on okei, näeb fancy välja. Põhimõtteliselt see kapuuts on okei, aga ta vahest läheb niimoodi ja see on nagu veitsi märk. Need palad, ma ei saa aru, miks ta peavad nii pikkad olema nagu what is your purpose in life? No, see ülemine osa on nagu teil saa kanta. Siuke fabulous. Hi, I'm fabulous. I'm so fabulous. I'm a dreamer. Can you see I'm a dreamer? I'm a dreamer. I'm a dreamer. I'm a dreamer. Jesus fucking Christ. Aga need püksid, Dreamy Velvet joggerid. 10 eurot 34 senti S-suurus. Neil on taga kirjas Dream. Need on S-suurus. Aga mul on siuke tunne, nagu ma läksid järas mingi L-suuruses püksid. Ma ei tee isegi nalja. Ja need paelad ulatuvad sul kuradi, ma ei tea, no. No põlvedeni, no. Aga iseenesest nagu materjal on nice, aga ma ei saa aru, see oli olnud isegi XS suurus, see on nende kõige väiksem suurus ja see on mingi fucking lehmadele disainitud. Video, siis pane mulle like ja pane subscribe ja follow mind Instagramis @ennibrita, lisa mind Snapchatis @ennushka nagu ENNUSHKA, siis Twitter on mul ennitska ENNIZKA. Oh my god, miks ma ei valinud nagu normaalne inimene endale username'i. Ühesõnaga ennibrita, Snapchat ennushka, Twitter ennitska. Facebookis palun ärge saatke mulle sõbrakusseid, kuna ma ei taha endale mingi suvakeid sõbralisti, eks ole. Kuna ma lihtsalt ei taha, Facebook on see ainuke koht, kus mul on nagu reaalselt sõbrad. Et see ei ole mul nagu väga ülerahvastatud koht. Seega jaa, mul on hästi palju huvitavaid uusi videoideid ja need on kõik teostamisel. Ja stay tuned for more content. Me tahame contenti, enni kus content on. Ma ei tea, ma sain just mingi mul oli mingi seizure peas, ma ei tea, mida ma just tegin. Mu juuksed ei ole mingi rasvased või midagi, need on märed ja ma ei viitsin ootada kuni nad ära kuivavad, et teha videod, kuna ma lihtsalt nagu kes ikka viitsib pönnitada neid mingi fucking pool tundi nagu mida veetu. Miks nii kaua aega peab võtma lihtsalt kuivake ära. Verbal abuse, it doesn't work, I don't know. See you later, до свидания, bye.